milline see elu välja näeb Eestis näiteks räpparina või artistina, et kas sa teed seda täiskohaga, kas sa pead mingisugune teise kohaga kõrvalt tööl käima, et milline sul selline igapäeva praktika välja näeb? Mina praegu lasen nii-öelda täiskohaga. Ma võtsin endale tiimi mänedžeri, kes võttis minu ühendust, jah, Sigrid Tamme. Ja ta tegeleb ka minu sotsiaalmeediaga, nii et me nagu nii-öelda paugutame igal pool igati pidi, nii kuidas väeg saab, et ei ole lihtne tegelikult siin nagu läbi lüüa lihtsalt niisama käed puusas vaadata aknast välja ja öelda, et ma olen kõva räppar, ei ole päris nii. See on ikkagi vist on niimoodi, et kuskil 90% on see ikkagi või 80% on see business, ülejäänud on nagu siis muusika tegelikult. Et kogu aeg on, ta on selline hästi loov ja mõtleb igasugused asju välja kogu aeg, mingid mänge ja mingid loosimänge ja mingid asju, mul kogu aeg midagi toimub, et kogu aeg peab olema nagu pildis. Ja siis meil on ka selline nii-öelda kava või mingi selline asi, et lasta siis iga kuu või 2 kuu tagant uus lugu välja. Mul on nende videodega, ma olen vaadanud, et igale loole muidugi videot ei tee, eks selline parematele paladele. Ja siga sponsoreid on ta mul siin välja ajanud ja teinud ja sa pead olema nagu kogu aeg tegelema tegelikult sellega, et muidu see asi vajub ära ja unustatakse siin täna ja kuidagi. See on ju selline huvitav teema, et kuidagi see on nii normaalsuseks saanud, näiteks ma ei tea, mingisugune sotsiaalmeedias asja ajamine, ma teen ise näiteks sellele podcastile sama, et ma teen postitan iga episoodi kohta teen 2 postitust, mis on, mina kunagi olin tohutu, mul ei olnudki neid kontosid asju, minu jaoks täiesti mingi kauge maa, mõtlesin, et ma elu sees ei hakka mingit sihukest asja tegema, aga nüüd ma saan aru jah, et lihtsalt kui sa tahad midagi, ma ei tea, kas enda loomingut või mingit enda asja tahad ikkagi nagu pilti tuua veits, et see on nii nagu, sa pead tegema. Teist ei saagi, jah. Minu otsus ka oli samamoodi tingitud just sellest, et ma ei ole nagu selline ilge sotsiaalmeedia vend, et käiks ja pildistaks ja teeks mingeid asju kogu aeg. Veits, need inimesed, kes ei ole sellega üles kasvanud, meile on see ikkagi veits võõras. Ja just, aga seda on vaja. See on nagu kõige tähtsam reklaami nii-öelda allikas või koht üldse täna, kus enda asju reklaamida. Mul ongi, ta haldab kõiki mu neid Starbobi lehtist. Mul on küll enda mingisugused privaatlehed on ka, või siis kontodeks, aga jah, neid Starbobi omast tema haldab, mõtleb välja, ta on alati siuke utsitab, et kuule, ta nüüd lähme teeme selle video ära ja lähme nüüd teeme mingi pildistame kuskil midagi ja siukene, ise ei tulekski vist selle kõige peale nagu. Aga see aitab nagu mega palju kaasa. No kindlasti, jah. Ma mõtlengi, et kindlasti, Eestis on paratamatult on see, et ka väike turg on ju, ja siin on mingisugused ühed tipud, kes ongi siuksed täiskohaga superstaarid, mis iganes on ju. Aga kindlasti on tohutult ka vendi, kes teevad midagi põlve otsas, on loomingulised inimesed, ma ei tea, kas tegelevad mingi kunstiga, laulavad, mida iganes on ju. Aga tegelikult käivad tööl või teevad seda nii-öelda kõrvalt veits hobina või niimoodi. Et siin on jah siuke koht, et kas sa lähed nagu täiega sisse ja proovid seda täiega teha ja pühendad kõik oma aja sinna või siis, ma ei tea, aastaid teed seda niimoodi pool kõvalt. Ongi jah. Mulle see AG saatis TikToki video, kus seletas nagu, see oli mingi kas vist äkki reklaam mingi muusiku abits või mingi siuke teema inglise keeles, et miks meil on tegelikult ju mega palju andekaid muusikuid, aga miks nad kunagi läbi ei löö, ongi see, et kõik jäävadki nii-öelda käed puusa passima, oodates ja lootes, et tuleb mingisugune suur plaadifirma, võtab nad enda tiivale ja kukub poputama. Tegelikult, aga point ongi selles, et sa peadki võtma enda muusikat kui businessit. Et see ongi see 80% või midagi sihukest on see ikkagi business sul. Sa pead selle müügiga tegelema ja ülejäänud on siis nagu muusikana. No see ongi see mingisugusele vanakooli mõtteviisile, nagu kindlasti on minul ka, et tundub see kuidagi vastupidine, et tunduks loogiline, et sinu muusika räägib sinu eest, sa ei pea mitte midagi tegema. Sa lased oma laulu välja, kunagi oligi võib-olla niimoodi. Ja kas või mingite teiste eluvaldkondadega ala mida kutsutakse selleks Ameerika presidendi valimised kutsutakse mingiks, kellel on rohkem raha, see teeb suurema reklaamikampaania, see võidab, vahet ei ole, mis sõnum tal on. Poliitika muidugi ikkagi, seal on ka nagu vahe, mis sõnum on, aga põhimõtteliselt, et
kes nagu rohkem pildis on ja see võidab enam-vähem. Noh, eks ütleme, muusikamaailmas on natukene seda onupojapoliitikat ka tegelikult, et siin on ütleme suuremad plaadifirmad, taaskord nimesid ei hakka nimetama, aga on nagu ilmselgelt ja silmaga näha, kuidas nagu selle plaadifirma nii-öelda siis muusikud löövad rohkem läbi kui nagu teised. Ja ma ei usu, et asi on nagu siis kvaliteedis. Pigem on lihtsalt, et eks ikka vaata tutvused on ja asjad esiteks mängivad väga palju rolli ja sealt tulebki see onupojapoliitika, et seal lükatakse enda inimesi rohkem nagu ette ja nii edasi ja siis on selle võrra nagu ongi nagu raskem, et kui sul ei ole seda suurt plaadifirmat nii-öelda nätaki taha tulda, et siis sa peadki ise nii palju nagu rohkem tööd tegema ja vaeva nägema. Sükene. Noh, see on paratamatus. Ja ongi, ega see ei ole, ma ei olegi siin, et näpuga kellegi peale näidata midagi, nii ongi, see maailm käibki nii igal pool. See ei ole ainult meil siin Eestis, see on igal pool mujal maailmas ka nii. Eesti esu.